Tere, hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Kesk ja selginemine. Mina olen Angela ja viin sind põnevale teekonnale, kus koos külalistega arutlen elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas elada oma igapäevast elu nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel, täpselt nii kaua, kui ise sa soovida julged. Täna saan uurida kahelt ägedalt külaliselt, et kui seiklus kutsub, siis kas vastus on jah või jah ja kas tasub neid jahhe endale harjumuseks teha. Minuga on saates Riinu Rätsep ja Priit Kaldmäe. Head kuulamist! Tere kõigile! Te kuulete podcasti Kesk ja selginemine. Mina olen Angela. Ja täna olen väga huvitavas olukorras, kuna minu armas kaassaatejuht Riinu Rätsep istub teisel pool lauda ja on minu külaliseks. Ja meil on siin stuudios ka teine külaline, Priit Kaldmäe, kes meie esimest saadet on kuulanud, see juba teab Riini kohta päris palju. Aga kui sa veel ei tea, siis Riinu, tutvusta ennast ise, täpselt nii, nagu sa soovid, et sind täna teatakse. Tere! Mina olen siis, mis ma olen? Ma olen kõigepealt naine ja natukene on juba pandud mulle diagnoos. Ja kui me täna põhiteema, millest me siis kohe rääkima hakkame, kus ma siis ära käisin ja oma suure unistuse teoks tegin, siis ütleme, üks kommentaar oli see, et kas ma ikkagi arsti juures psihhi olen käinud. Ja siis see diagnoos ikkagi on mul pandud, et natukene hull, natukene crazy. Ja mis on omaks saanud, et ega ma neid hullusi üksi ei tee, et siis ma võtan inimesi kaasa ja olen nakatanud siin veel mõndagi. No tore. Hästi lühidalt minu kohta. Jaa, et praegu hetkel rohkem sinu persoonile see tuleb selle saate jooksul igat pidi välja. Aga Priit, sinust ei tea ma tegelikult eriti mitte midagi peale selle, et me oleme mõned korrad vist ühist sporditeed käinud ja kaugelt siin näinud, väga mõnus spordikaaslane. Räägi endast. Tere, et mina olen siis keskealine mees enne kõike ja viimase suur arutamise huviline, et vahele siin tulevad mõned teised spordiasjad ka aga ega midagi väga konkreetset ei oskagi enda kohta ütelda. Mis sporti sa veel teed? Ma lapsepõlves olen korvpalli mänginud terve oma nooruspõlve ja sealt natuke ka edasi, aga seal vahepealsetel aastatel siis on siuksed juhusuusatamised, pigem maratoni, Tartu maratoni ja Haanja maratoni, aga seda ka surmkindlalt ilma trennita. Jah, normaalne. Kuidas meil oli, et trenn on nõrkadele, oli meil kunagi Riinuga selline arvamus, et täna me oleme vist ilmselt natuke teist meelt juba. Mul sama seis oli vahepeal, aga nüüd on pigem nagu treeningud ja võistlused juurde, et see on siin muutunud viimasel ajal. Aga muidu oled sa selline tavaline korralik Eesti mees, sul on ilmselt pere, lapsed, käid tööl. Ja. Kõik vastab tõele, jah, mis ma arvan? Vastab tõele. Väga tore. Noored, mul on teile üks küsimus. Kas seiklusjalu on vanusega süvenev nähtus? Ja millal teile see diagnoos pandi? Et kuna ma tean väga hästi, et ma olen ise nakatanud selle pisikuga, siis mul on väga mõnus siin olla praegu, nii et ma ei tea, Riinu, alusta. Ma ütlen, kui sul on nagu unistus või ikkagi sul on tahtmine midagi teha rohkemat, kui seal kodus diivanil neid seepe vaadata või siis tööle voodi rutiinis olla. Ja sa teed selle esimese sammu ja oled käinud esimesel seiklusel, siis sa avastad, et see maailm on ikkagi palju suurem. Sul need igapäeva mured muutuvad nii väikeseks. Ja ühel hetkel sa avastadki, et üks, teine, kolmas neid seiklusi ja infot tuleb sinu juurde nii palju ja see nakatab ja ma tahan seda ja seda tahan ka ja seda tahan ka ja siis see nimekiri muutubki juba nii suureks või et vaatad, kas jagub neid eluaastaid. Kas see oli juba nagu noorena ka nii tegelikult või see seiklusjanu on hiljem tulnud? Ma arvan, kui mina olin noor, siis oli sügav nõukogude aeg, eks. Et sellel ajal, mina olin treeningutega seotud. Minu tööpäev, eks ole, koolipäev oligi hommiku. Mul oli hästi ära sisustatud sellega hommikul trenni, siis kooli, siis jälle trenni ja niimoodi kuni keskkooli lõpuni välja. Ja ega kui treeningutes enam ei käinudki, siis mõtles, et aga mis nüüd teha?
ma ikkagi natuke olin veidi hämmingus, eks ole, et mis nüüd edasi. Ja siis ikkagi elu hakkas nagu pakkuma, need valikud võib-olla olidki mul pigem, et kui ma läksin õppima, siis pigem selle järgi, et sealt kooli kaudu on mul võimalus minna välismaale õppima. Et ma vist ikkagi ise tõmbasin neid seiklusi rohkem endale juurde ja need ikkagi, need kasvavad, need väljakutsed suuremaks. Ma ikkagi avastan, et kui mingil hetkel ei jaksanud, lähed jooksma ja ei jaksa, mõtled kilomeetri jooksen ära, siis ma olen elu saavutuse teinud, sest nii raske on. Ja siis aastaid hiljem lähed jooksed 15 kilomeetrit ära ja siis mõtled, ma teen selle nuki veel, mis on 3 kilomeetrit pluss juurde, eks ole, et siis saad aru, et aju ikkagi funktsioneerib kuidagi teistmoodi nende vahemaadega. Ja nüüd siis viimane on juba, see läheb juba igasugustest mõtmetest välja see kilometraaž, kus me kindlasti käime. Ei ole see, ütleme, et ei jää see viimaseks ja need mõõtmed on kindlad, ma juba tean su peas palju suuremad. Aga Priit, kas sinu seiklusjanu tuli koos Riinuga su ellu või? No ma ei ütleks, et seda päris Riinuga tuli, aga eks tema ka nakatas. Suures plaanis ma ütleks, et mina ka lapsepõlves samamoodi käisin trenni kooli koju, trenni võistlustele, ja siis polnud aega mingiteks nagu muudeks seiklusteks. Ja ütleme, et niimoodi omal käel ettevõtmisi kuskil reisida, seda olen ma nagu varasemalt teinud, aga pigem selline seikluslikke spordiüritusi väga mitte. Ma ei pea siis nagu Tartu maratoni nagu seiklusürituseks. Ehkki sellest võib tulla ka väga äge seiklus, kui sinna esimest korda minna. Ja seda küll, selles ma ei kahtle. Aga ja seiklus on ta pigem siis, kui sa ei ole treeninud ka selleks. Et kui sul mingisugune treeningpõhi on all, siis ta vist väga seiklus ei ole, siis ta on ikkagi nagu mõõduvõtt. Ma arvan, et see seikluse asi tuleb ka pigem sellest, et keegi peab sind siis nakatama, kas mingi sõber või kuskilt sa selle kohta pead selle info nagu saama, et ise seda välja ei mõtle ja ma arvan, et seda konkreetselt aeruseiklust nakatas mulle Timo Vares, et siin mõned aastad tagasi, äkki 3 aastat tagasi Timo ütles, et minul on maakoht on Võru lähedal, ta ütles, et ta sel nädalavahetusel sõidab seda Võhandu maratoni. Ma ei olnud kunagi seda vaatamas käinud, kuigi mul oleks olnud nagu iga kord võimalus seda minna, ei olnud väga kauge. Siis mõtlesin, kui ta juba seal on, et ma lähen nagu vaatan ka. See tundus niivõrd nakatav juba sel hetkel, kui nad sõitsid. Tollel aastal oli väga ilus ilm ka, et mõtlesin, et saaks ise ka proovida siit kilomeetriga, et mis see siis on. Ja Timo on kindlasti inspiratsioon, kuna ta sõidab seal ikka eesotsas, et oma tulemustega, et siis tekib ju see tahtmine. Tean. Nii on. Ja ma arvan, et seda seiklust ikkagi saad ühe seiklejaga tuttavaks või temalt mingit infot, siis sealt tekivad järgmised seiklejad su kõrvale ja siis ta niimoodi läheb nagu pall. Pandeemia, positiivne pandeemia. Aga kui me nüüd mõtleme seda teemat nagu kesk- ja selginemine, siis näiteks, mis sa sellest, Priit, arvad? On see kunagi teemaks on sinu jaoks üldse? Eks mul on ka nüüd viimastel aastatel öeldud, et mul pigem küll mitte selginemist, aga kriisina on seda, et vanast peast tulevad hullud mõtted ja eks ma saan sellest nagu ise aru, et mul elus on muutusi ja ma olen ise nad nagu ette võtnud. Aga ma ei tunne seda, et mul oleks mingi kriis. Ma pigem tunnen seda, et see teeb minu elu kergemaks, lihtsamaks, lõbusamaks, positiivsemaks. Ja selle nimel nagu seda teha, siis see loob lihtsalt head enesetunnet. Et võib-olla, et kas sa oled nagu märganud ka seda midagi seal, et selles vanemas eas sa nagu mõtled teistmoodi, et sa võib-olla mõtled teistmoodi, kui sa varem mõtlesid, et kas sa oled midagi sihukest märganud? Ma seda ei ütleks või vähemalt ma ei ole seda nagu enda jaoks analüüsinud, et kas ma mõtlen teistmoodi, aga ma olen alati olnud nagu go with the flow või ütleme, et kui tuleb see tuhin peale või siis ma olen alati midagi nagu ette võtnud ja siis ta lihtsalt tuleb ja siis sa mõtled reaalselt sellele ja teed seda. Aga pigem ongi see inspiratsiooni saamine või see inspiratsiooni sinuni jõudmine on siis nagu see kõige keerulisem selle asja juures minu arvates.
ja mulle tundub, et täna oled sa juba inspiratsiooniks paljudele teistele. No võib juhtuda tõesti, jah. Nii. mis on väga mõnus tegelikult, et nii see levibki, et Triinu, tahad sa siia selle keske selginemise kohta veel midagi öelda, mida sa siin öelnud ei ole eelnevate saadete juures? Ma mõtlesin praegu Priiu juttu kuulates see, et see selginemine või kriis ongi, et kriis on see, et ma olen nagu paanikas, et issand, nemad teevad ja ma tahan ka ja ma ei oska ja nagu, et sa lähed nagu kellegi teise järgi, aga selginemise protsessis on, et see on nagu minu teema, las igal ühel on nagu midagi, las tema teeb, see mind üldse ei köida, et ma tahan seda teha või teist või nagu Priit on ka siin maininud, et kui on aerutamisest rääkida, me ju tegelikult kohtusime kuskil 3 aastat tagasi, kui Priit tuli oma sügisel vist kuskil ja Kiilu jälg oli. Ei olegi vist nii palju 3. Ja 2,5 võib-olla jah, midagi sellist, kus Priit tuli, paatkaenlas tuli trenni. Üksinda istus 2 paadis, eks ole, tagumine koht oli tühi tal kogu aeg. Et sa näed tal nagu silm särab ja kõik nagu asjad ja see aasta sa lähed esimest korda tegema triatloni poolikut ja siis samas ütleb, et see tuhin ei ole peale tulnud, eks, et jällegi, mis on nagu sinu jaoks, samas mina teen ja Timo teeb triatloni, eks ole, et mis on nagu sinu jaoks ja see tulebki nagu nii selgelt sulle ja et noh, et kui ühte asja sa võid teha nagu tõesti need distantsid lähevad järjest pikemaks ja teist asja vaata, et see nagu ei köida, et kas ma peaks seda tegema, kindlasti mitte siis, kui ta ei ole minu jaoks, et see nagu see pilt läheb palju selgemaks ja teadlikumaks, et mida ma tahan teha ja kus, kas see on nagu väliselt kellegi surve poolt või tegelikult see on nagu seest tuleb ja minu tahtmine. Et siis ongi need, kes ei saa aru sellest, need nimetavad nagu kriisiks, eks, aga minu sees on nagu pilt nii selge. Sa mainisid triatloni, siis just märkasin, ma arvan, mingi mõned nädalad tagasi väga konkreetselt välja öeldud asju, et kui keskealne inimene, ükskõik mees või naine hakkab siis tegema triatloni, siis on ilmselge keskeakriis. Ilmselgelt padas. Ja, et millegi pärast see triatloni tegemist selles vanuses, et see on kohe kindlasti kriis. Tore. Aga täna me räägimegi sellest, et kuidas elu võib olla üks suur seiklus. Et ükskõik, kas sa siis oled seda juba noores peas alustanud või alustad elu keskel, mida kaugemale sa purjetad, seda põnevamaks läheb. Ja neid eluseiklesid on igasuguseid, kultuurilisi, reisimisega seotud, et täna me nagu keskendame eelkõige sportlikele väljakutsetele. Ja täpsemalt siis ühele võistlusele, kust minu külalised nagu kus nad käisid ja kust nad mõni aeg tagasi saabusid. Ja lihtsas eesti keeles on tegemist Yukoni maratoniga. Ja ma tahaks, et te ise nagu räägiksite sellest, et mida see võistlus endast kujutab. Ja siis kas te unistasite sellest juba ammu või tuli see nagu välk selgest taevast, et nüüd tuleb minna? Riina. See Yukoni maraton on siis Yukon River Quest Kanadas, 715 kilomeetrit pikk mööda Yukoni jõge metsikus looduses, sest Yukoni piirkond on selline, mis on 10 korda suurem kui Eesti. See on ainult Yukoni piirkond, eks ole, me räägi Kanadast. Ma vaatasin järgi, Yukon on pindalalt umbes sama suur kui Prantsusmaa. Just. Ja seal elab 450 000 inimest, ehk siis suht sama palju kui meil Tallinnas. Enamus ongi metsik loodus, puutumata loodus, enamus kohtades ei ole sul telefonis levi, internetti, sa sõidad, sealt sõna otseses mõttes sa sõidad levipiirkonda, et mitte, et ma ei ole nagu ostnud omale internetti, vaid mul ei olegi seal levi ega antenni. Ja samas ega paadis oli ka, et paadis oli kohustuslik, kui me sõitsime seda seal jõe peal, et sul peab olema GPS tracker, ehk siis mis on satelliidiga ühendatud, ehk siis kui sul oleks vaja olnud kellega välismaailmaga ühendust võtta, siis see oleks käinud läbi satelliidi. Ja see oligi aerutades on seda vaja siis läbida omal jõul ühe vahepeatusega 300 kilomeetri peal on siis Karmaks siuke väike külakene, kus on siis iseenesest plaani järgi peaks seal olema ööbimine, 10 tundi on kohustuslik olla seal maa peal ja siis jätkata edasi kuni Dawson City, algab Whitehorse'ist ja lõpeb siis Dawson City's.
on finiš ja seal saabki 715 kilomeetrit täis. Ja jõgi on lai, vahepeal on ka 50 kilomeetrit järve, kus sa sõidad, siuke 200 meetrit on sul maksimum, mis sa kaldast võid eemale minna ja suht nagu seisvas vees, aga muidu, kui sa jõe peal sõidad, siin ei ole võrrelda midagi Eestiga, sest Eestis ei ole ühtegi nii kiirevoolulist jõge seal palju, kui me kahekesi kumbki ei aeruta, siis me juba liigume siuke vähemalt 10 kilomeetrit tunnis. Oi, kui mõnus. Mis on Võhandu maratonil läbides siuke nagu keskmine. No ütleme tava-aerutaja jaoks on see ikkagi liiga kiire kiirus. Et kui ma arvan, meil oli natuke üle 11 selle aasta Võhandu keskmine. Aga kui me Angelaga sõitsime, siis meil võis olla siuke 9 kilomeetrit tunnis, 8,5-9 see keskmine, eks ole. Et seal lihtsalt ise voolab juba nii palju, et ja kui rääkida, kui pikk see unistus on, siis minul oli see tõesti unistus, et teadlikult läks ta minul nagu to-do listi 2019, kui me läksime siis raftiga kambaga sõitma sinna. Aga siis mul kuidagi meenus, et ma olin kuulnud 2018 sellest võistlusest ja pärast oli välja, et Eesti aerutajad ju käisid ju 8 paadiga, 4 paadiga 8 meest, jah. 4 paadiga 8 meest käisid seal ja järelikult kuskil meedias rääkisid sellest, siis mul alateadvuses ei, kui äge, ma tahan. Ja siis mälu kuidagi kustutas ja ta tuli aasta hiljem uuesti minu juurde ja kui see info tuleb uuesti tagasi, siis on nagu siuke märk, et ma nagu loen neid märke, eks ole, et järelikult ikkagi tuleb minna, kui ma selle info uuesti saan ja tookord oli üllatuseks Angela, et ma tahan ka, no siis tuleb veel kindlamalt minna. Ja nüüd ta siis sai teoks 2025, oli küll 2019 võtsime ta 5 aasta plaani, aga tuli siis 6 aasta plaan ja samas mul elukaaslane ütles sellel aastal, kui me olime juba läbi sõitnud, et Riinu, ma tegelikult ausalt ei uskunud, et sa selle ära teed. Isegi, mina olin täitsa kindel, et sa ära teed. Aga mingi hetk vahest ma loobin, lihtsalt mõned unistused on vajavad nagu pikemat ettevalmistust, sest tol hetkel, kui me mõtlesime, et me lähme, ma olin ühe korra elus istunud süstas, mingi matkasüst üle mere peal. Ma ei teadnud õieti, kuidas see aergi käes käib, mis aerud, et süstad on erinevad, kajakid on erinevad, et null teadmist selle kohta. See oli põhjus, miks me tegelikult aerutama hakkasime ja miks me ka istusime 2 paati, sest et oli teada, et ühe said sinna ka niisama lihtsalt peale ei lasta, eks ju, et harjutame siis juba koos. Ja, aga Priit, kuidas sinuga, et kas Riinu tuli selle ideega, te olid juba eelnevalt kursis, kuidas Linda Anette käis? No mul oli jah niimoodi, et ega ma ei olnud algselt ju kuulnud sellest mitte midagi, aga trennis siis ikka vahepeal moka otsast praatati, et kes on käinud ja kes plaanib minna ja eks see oli siis väikest viisi nagu minu unistuseks sai ka siis, kuigi ma peaks ütlema, et ma olen arutamisega tegelenud siis 2023 jaanipäevast, kui ma sain enda paadi. Et enne seda oli circa 6 aega varem, ma istusin üldse esimest korda kajakki, et ma ei olnud elu sees nagu midagi sellist teinud. Aga ma arvan, et ma siis äkki kuulsin vilksamisi äkki 2023 sellest ja 2024 siis Riinu rääkis, et neil on plaan minna ja eks mul siis oli väike kadedus ka hinges, kuna mul tol hetkel nagu paarilist ei olnud, mul oli 2 paat, aga paarilist ei olnud. Et mis ei pärssin minu sooritusi selle arutamisega. Ilmselt tegi tugevamaks, sest see üksinda 2 paati tõmmata on nagu päris hull. Võib-olla, aga siis ma kuulsin, et Riinu plaanib minna ja eks ma siis võtsin ka selle endale nagu unistuseks. Ja nii see jäi, aga siis sama aasta sügisel äkki või? 2-3 kuud hiljem, kui sellest nagu räägiti, siis Riinu üks päev mulle helistas, küsis väga konkreetse küsimuse, et kas Jukonile tahad minna või taha. Mis tunne sind valdas? Ma arvan, et enne küsimuse lõppu oli mul nagu jah-sõna nagu olemas. Et see oli ikka nagu üle pika aja ikka
ma arvan, nädal aega oli hea värin sees, et siuke, et aga ma talle kohe jah ei ütelnud, et ma võtsin päeva või 24 tundi mõtlemas aega, et kodus kooskõlastada ja ütlesin selle vastuse nagu päev hiljem, et jah vastuse, et ja siis nii ta sai mul unistus teoks. Minu unistus oli ta jõudnud olla võib-olla 3 kuud paremal juhul, et no eriti kiire realiseerumine, ütleks. Mitte rohkem. Aga mis su kodused su hulluplaani peale nagu arvasid? Noh, nad ei osanud selles mõttes nagu midagi muud arvata, et kui ma lubasin neid kaasa võtta, et selles mõttes olid nad rõõmsad, aga et mitte, et nad oleks midagi kuulnud sellest Yukonist ja aru saanud, et mis see Yukon on. Noh, ega ma isegi väga täpselt ei teadnud, eks ma nagu nii palju, kui ma olin mingit artiklit natuke lugenud ja jutte kuulnud, aga ega mul siis tol hetkel ju otsest aru saama sellest asjast ei olnud. See oli nii, tegelikult nagu minu vaatevinklist oli see sama, et kui me rääkisime, miks ma Priidule üldse selle ettepaneku tegin, oli ka, et kui me treeningust rääkisime, siis algul oligi Timoga. Kui sina ütlesid, et sa ei saa tulla, siis ma tegin Timole ettepaneku, siis ma Priitu veel ei tundnud. Ja ka ütlesime, et kui lähme, siis saame 2025 minna ja kui hakkas see regamise aeg kätte võtma, siis Timol ei sobinud tema plaanidega sel hetkel. Ja siis ma mõtlesin, kes on nagu see järgmine, kes mul tuleb, aga ühes trennis ka, kui me sellest rääkisime juba, ma mõtlen, see oli ka siuke suht sügisene aeg, novembri lõpp on ju registreerimine, et suht ikkagi sügisene september või midagi sellist, kui me sellest rääkisime treeningus. Ja siis Priit ütles, äge, tahaks ka. Ja see tuli nagu kuidagi vaikselt, aga mu kõrv registreeris selle ära, et okei, kui super, nii äge, eks ole, keegi tahab veel. Ja kui Timo ütles, et tema ei saa tulla, siis mul oli kohe kõne Priidule ja ma kuulsin läbi telefoni seda elevust ja kuidas see nagu päike ja see kõik nagu särama läks, et see oli nagu nii võimas emotsioon ja siis ta, kuule, kuidas hoiab nagu rahulikult. Ja ma konsulteerin kodus, räägin nii-öelda kodus siis kodustega läbi, et annan sulle homme teada. Aga homme oli juba, kell ei olnud 9 veel, kui ta helistas, et ja. Olen paadis. Ja, et tavai, me lähme, et hakkame bronnima. Ei lähe väga pikalt aega, kui ta harjub kindlasti ära sellega, et nagu meil see võte on, et kas jah või jah. Et siin ei ole otsustuse kohta, et sa ütled jah ära ja siis pärast konsulteerid. Aga Siin alles hiljuti oli ka jällegi see variant, et keegi käis mul külas ja ma rääkisin mingist võistlusest, kuhu ma plaanin minna ja siis ta järgmine päev kirjutab mulle, et ma regasin ennast ära sinna. Sinu juures on nii kohtlik käia, ohtlik koht. Nii tore. Aga räägime sellest ettevalmistusest, et oli teil tehtud selleks mingi kava, kuidas õppiste toitumise teemasid, varustust ja kõike seda, mis sellega nagu kaasnes teil? Selles suhtes oli ju meil treener Linda ja Anette, nemad ju käisid 2022, tegid selle sama võistluse läbi ja 2023 tegid Yukon 1000, ehk siis poole pikem oma veel 1600 kilomeetrit. Ja nendest oli ju 2024 tuli, eelmine sügis oli ju see dokfilm sai valmis sellest, kui nad võitsid selle 2023, aga mitte ainult nendest, vaid ka teistest osalistest. Et siis me käisime seda dokfilmi vaatamas ja hästi palju sisendit saime tegelikult nii Lindalt kui Anettelt, mis seal toimus, kuidas võiks ette valmistada, mis väiksed vidinad võiks olla, et see oli nagu hästi suur tugi. Ja ikkagi ma avastasin endast selle joone, et ma ei ole see manuaalide ja juhendite lugeja, et mingitel võistlustel, et Angela, sina oled selle info ära teinud, see tuleb mulle kohale. Ja nüüd, kui ma 100% aus olen, et siis ka seda Yukoni juhendit ma ei lugenud tegelikult läbi. Priit avastan jälle uusi jooni ka Priidus, eks ole, et Priit siis luges selle läbi üks öösel, madistas kella 3 öösel vist sellega. No, ma lõpuks loen kõik nagu loen, aga ega ma ei saa ütelda, et ma lugesin seda alguses.
ma lugesin selle ikkagi läbi, vahetult enne lennuki peale minekut, on ju. Väga mõistlik tiim ikkagi, et üks teeb ühe asja, teine teeb teise asja. Mina regasin. Mina arvan, et see kella 3 lugemine oligi see viimane õhtu enne Kanadasse minekut, kui ma lugesin nagu reegleid või see. Ja mingi nädal aega ennem või siis 2 nädalat ennem, ja pigem 2 nädalat juuni alguses, 20 juuni me sõitsime ära ja juuni alguses ma siis vaatasin, et mul on ikkagi paar sihukest spetsiifilist vidinat, mis mul on tellimata, siis hakkasin tellima ja jällegi mõtlesin, et issand, kas ma ikkagi jõuan, et Eestis neid otseselt ei müüda, ma pean neti kaudu tellima, et kas need jõuavad kohale. Sööke me tellisin, avastan, et selle kuivsöökide siis vaheladu on üldse Saksamaa, neid ei olegi Eestis ja mulle pakk ei jõuagi kohale, napikalt. Aga mis seal vahel oli, igal juhul see pakk jõudis mulle, oleks jõudnud järgmine päev 21. kohal, eks. Et ma siis selle katkestasin selle tellimuse ja ütlesin, et ma ei saagi sealt süüa, et aga õnneks Eestis on ja ka seal koha pealt me avastasime, et seda külmkuivatatud toitu on seal, sest me pärast plaanisime ju ka veel matkama minna, et kus seda vaja oleks olnud. Jah, et kui kellelgi on sinna kunagi asja, siis tegelikult kõik asjad saab Whitehorse'i linnast kätte. Et sinna võib minna puhaste paberite ja raskutega. Kogu varustuse saab ja nagu hea kvaliteediga. Hea kvaliteediga ja hinna poolest ma ütleksin, need asjad võib-olla on isegi soodsamad kui siin Eestis. Aer võiks ikkagi endal kaasas olla või need, mis on sul endal mugavad, eks. Ütleme, et kui sa ikkagi aerutama lähed, siis tõenäoliselt ikkagi oma aeruka, mitte päris. Aga telgi ja magamiskotti ja matid ja sellised asjad massime sealt koha pealt. Taktikalisöögid, jah, kõik on seal on olemas ja on ka spetsiaalne pood, matkapood, kus valik on tunduvalt suurem kui meil. Kas treeningkava oli ka nagu kuidagi nägi ette, et kui palju te peate treenima, et selliseks katsumuseks valmis olla, et ma küsin veel korra sinna vahele, et mis see planeeritud esialgne rajal olemise aeg oli? Seda oli nagu ikkagi raske planeerida, kui ma võhandut tean meie tempot, Eesti jõge, seda kiirust, siis võhandul seni ma olen suutnud nagu arvestada need punktid ja kus me oleme siukse pooletunnise vahe sisse ja tavaliselt ma olen eksinud 10 minutiga. Et ma tean, siin keegi kalda tiimist meil ükskord oli öelnud, et kes sellise graafiku siin valmis tegi, eks. Ma ei tea, kuidagi nagu sisetunde pealt nagu on nagu see arvestus nagu üli hästi tulnud. Seal, kuna sõltub hästi palju jõevoolust, ma ju ei tea seda. Ma ei ole seal kordagi sõitnud. Ja siis hakkad nagu mõtlema, nagu palju teised on sõitnud, kellega me enam-vähem ühes tempos sõidame. Ja jõgi oli sellel aastal 48 aasta kõige madalam ja 2022, kui Eestis käisid päris paljud suur tiim, siis oli kõige kõrgem. Siis on nagu kiirem ka, eks? Jah, et see tähendas, et vool oli hästi kiire ja meil siis vool palju madalam, madalike kohti palju. Võta näpus, me panime siuke 50 tundi läbimiseks on ülimega hästi, eks. Ma olen pannud siuke märgunistus ja nagu siuke okei läbimine ja äkki 55 tundi nagu kogu selle asja peale, aga vaatame, kuidas nagu läheb, et on nagu on ja siis seal arvestati, et 24 tundi võiks esimene olla, siis keegi ütleb, 32 võiks teine olla, eks, siis arvestati, vist saabki 55 kokku, eks on. Aga tegelikult oli ikkagi ei olnud, või siis olime meie nii head. Ma arvan, see teine variant, eks, et selle esimese poole, mis meil muidu oli nagu arvestatud kuskil 24 tundi oleks siuke hea läbida. Me tulime 21-20 millegiga. Aga ütleme, et võtame, et te teadsite, et äkki 55 tundi. Et kuidas te nagu selleks ette valmistasite? Et see on ikkagi ülevaloleku aeg. Et ma tean, et meil siin vist Lätis on umbes 400 kilomeetrit saab siis kaujat sõita, eks ju. Et seda nagu tehakse ka enne minemist just nagu läbi, et harjutada seda ülevalolekut. Et kuidas teil nende harjutamistega oli? Üldjoontes meil ikkagi harjutamine hakkas, ma ei tea, esimese harjutuse tegime suures plaanis sügisel. Me käisime Kasari maratoni sõitmas. See oli meie esimene sõit koos. Ja see oli meie esimene sõit koos ja ma arvan, et sealt tulid nagu, sai see positiivsus nagu alguse, et meil ei läinud kõige kehvemini. Meil läks väga hästi, üllatav. Absoluudis kui hästi teil läks?
absoluudi teised. Minutiga kaotasime esikohal, et mul ei ole veel niisugust tunnet olnud, et sa sõidad, me kohale jõudsime kõige esimesena, et jõuad kohale ja siis me nagu võib-olla suht tundmatud näod selle aerutamisseltskonda, sest oodati hoopis teist paati esimesena sinna finišisse. Siis vaadati, elukaaslane Alvar oli seal kaldal ja siis see kuulis päris mitmed kohast, öeldi, oota, kes need on, kes need tulevad? Oota, kas ma kuulsin õigesti, et te jõudsite kohale esimesena, aga olite teised? No seal oli 5 startidega, et ei olnud massstarti, jah. Okay. Et massstarti, et me ei teadnud, kui kiirelt sealt tagant tulevad, et üks kanuupoiss oli kiirem meist, aga ainult minutiga või 1,5 või midagi sellist hästi vähe. Ma tean, et te olete nüüd peale seda väga mitmeid võistlusi koos sõitnud, teil on väga hästi läinud, aga need on ikkagi lühikesed olnud. Nad ei ole nagu, et ei ole siiamaani vist unega nagu väga une käes piinanud. Ütleme, need lühikesed, see on väga suhteline mõiste, et kui sa siin nüüd Yukoni kontekstis ütled, siis on tõesti lühike, aga isegi Eesti mõistes ja tavainimese mõistes on need ikkagi pikad maratonid. Mõtlesin nagu enda mõistes. No sõltub jah, mida sa silmas pead, et ma ütleks, et me väga palju seda pikka trenni ei teinud, et selle aasta kevadel käisime Aidu karjääris, sõitsime seal 24 tunniga 100 kilomeetrit maha, pluss siis ööbisime, et see oli siis nagu üle öö ja siis nagu kõige pikem trenn nüüd ajalises mõistes. See oli ka pigem selle mõistega, et seal paadis ära istuda. Mina leian, et see nagu kõige suurem väljakutse ongi see aeg seal paadis ära istuda, et isegi need muud tegevused, puhkad, sõidad, teed igasugu muid asju, aga et istuma pead sa niikuinii seal. Sa ei saa kuidagi väljas või taga ujuda vahepeal, et see oli vaja nagu... Saab küll, aga see ei liigu edasi kiiresti. Et Yukoni peal on samamoodi, et ega kui sa piisavalt kiiresti ei sõida esimest 300, siis võetakse sind raja pealt maha, et see ei ole ka päris nii, et täna peale ja nädal pärast tuled. Aga mis me veel teadlikult tegime, et kui seal Aidus me planeerisime sõita 24 tundi järjest seda üle öö, aga kui me läksime, siis see oli mai kas teine nädalavahetus, mis oli veel külm. Ja tol hetkel ikkagi me kell 12 või natuke peale 12 tulime maha, meil olid telgid kaasas, panime sinna plate peale siis oma selle telgi. Öössel oli -kraadid, et hommikul ärkasime ikkagi, minul oli telk seest, oli härmas. Õnneks me oleme käinud Kilimanjarol, sealt oli hästi külmakindel magamiskott, et öössel sai ilusti magada ja iseenesest tuli see nagu Aidusõit nagu miniversioon sellest Yukonist, et sõidad, magad, sõidad, et hommikul läksime jälle vee peale tagasi. Kas seal te harjutasite paadi peal söömise, seda neid asju ka, et kuidas süüa, pissida, muid kõiki neid katsetasite? See pissimise pool jäi ära, eks ole, et see oli kõige, aga vidinad olid kaasas, aga see jäi harjutamata, sest ikkagi oli külm, aga kõik need muhvidega ja et kuidas, et seal on ka, et kui sa üle öö sõidad ja töössel on ikkagi külm. Aga mida me uneversiooniga tegime nagu teadlikult, oli siis jaanuaris Talihar ja Vanakuri. Et kui ma muidu oleme seda, ma tegin seda 4. korda, Priidul oli 2. kord, eks ole, et eelmine aasta oli sul lühike ja pehma versioon. Ja seda suusaga. Ja suusaga läksid ja mina olen eelnevad 3 käinud rattaga. Just sellega, et saaks nagu 100 kilti kindlasti läbitud ja kiiresti finišisse, siis nüüd me võtsime nagu teadlikult, et me jalgsi, seda pikem on see distants, seda kauem me oleme rajal ja oleme läbi unefaasi sealt. Ja me olime nüüd 20 tundi rajal ja samas see oli ka meie nagu siuke esimene test, et kuidas me nii kaua nagu koos hakkama saame, et kas tuleme nagu üks ühes suunas, teine teises suunas seal rajalt ära või siis ikkagi nagu tuleme koos, et see oli meie nagu siuke test ka, mis töötas ikkagi minu ütleks väga hästi. Välja paistis ideaalne, et olin teiega rajal mitu korda koos, vaatasin, et väga hästi saite hakkama, et ma küll lihtsalt, ma ei tea, kas seal tuli teil üldse uni peale või? Seal minu arust ei olnud väga sellist. Ei, aga neid luulusid hakkas küll nägema seal lõpupoole, et näed mingid tulukesi. Aga mida ma mäletan veel, et kui ma Priidule seda ettepanekut tegin, et lähme Yukonile, Priitu räägib hästi palju. No ikka väga palju meeldib Priidul rääkida, siis ma mõtlesin, et ainus teema on see, nii kui me läheme, eks, et vahest ei kuule midagi, kui eest otsas keegi räägib, eks, et kas ma pean nagu vastama või lobista, et mulle ka meeldib vahest oma nagu mõttes või nagu sõita.
ja siis ma mõtlesin, et okei, et no lähme, teen Priidule ettepaneku, ta räägib mul küll surnuks, aga no las siis olla, eks, las ta siis räägib, eks. Ja seal Taliharja lavastajana Priit ei räägi. Metsas nagu ei räägi nii palju, eks ole, kui me füüsiliselt midagi nagu teeme koos ja paadis on meil nagu suht sama, räägime vajalikku info, vahetame ära, aga siukest traalivaali nice to have või siukest toredat jutuajamist meil paadis ei ole, selle me räägime ennem või pärast või kõik muul ajal ära. Ega see rääkimise, ütleme see, et rajal seda võib-olla vähem on, no ma kujutan ette, et see on ka natuke sellise fookuse seadmisega iseendasse, et kui on ikka pikk asi teha, et ega siis pead ikka keskenduma endale ka nagu, et hoiad energiat. Jah, hoiad energiat just nimelt on ju. Kas, millised olid nagu need kõige suuremad hirmud teil enne siis sinna Yukonile üldse sõitmist, et kas üldse oli ja kui oli, millised? No, mina ei osanud seal mingit hirmu tunda, et siin ma pigem ütleks niimoodi, et ma natuke tundsin nagu hirmu selle Taliharja ees, on ju, et ma ei tea, kas ma elus olen kõndinud üle 20 kilomeetri või ei ole. No okei, olen sõjaväel võib-olla 30, aga mitme päevaga siis, aga... Täpsustuseks, et 100 kilomeetrit siis... Jah, või 101 isegi vist oli, aga jah, see oli siis vaja, mis kontrollaeg oli vist 24 tundi endal, jah. Et seda ma nagu kartsin, et ma ei olnud käinud ja ma ei teadnud, mis mu jalad teevad, et kas nad tulevad vahepeal otsast ära või lõhkevad või mis on. Et see oli ka, ma ütlen, et oli raskeid hetki, siuke 75, ma arvan, oli 70-75 oli raske hetk, aga pärast seda läks selle rõõmsaks, et tuul puhus ju edasi ja tagasi. Ja pärast oli kindlasti tunne, et ma sellega sain ühele poole, siis muud asjad enam ei ole mingi probleem. Jah, ma usun küll, et see minu jaoks oli see nagu hirmutav, aga ütleme, paadis oled istunud, oled 100 kilomeetrit sõitnud, on ju, mis see siis... Mis see 600 veel teha pole? Jah, et see on lihtsalt aeg, rohkem aega läheb, ega seal muud vahet ju suuresti ei olegi, on ju. Seda ei osanud nagu karta, et äkki on tõesti uni tuleb nii peale, et ja seal, kus sa nagu ei saa välja tulla, et mismoodi, sest ma olen ju kuulnud eelnevalt, kes on käinud, et ikka tuleb see tukk peale seal neid lugusid on küll lahedad, kus see aastagi poisid rääksid eelmise aasta korrast, kus üks meestest oskab jääda nagu nii kiiresti magama, et midagi tal kukkus seal käest ära või sellel ajal siis kuuleb selja tagant mingit siukest karvast sõna, eks ole, et aga sa ei arva, et korraks ei maga, kas söök või ma ei mäleta igal juhul. Et jah, sa jääd magama ja ärkad ülesse või siis käid ka ära, sõidad ära, et vahest läks mingi suht nagu iga 10 kilomeetri tagant ma tegin mingi väikse klipi, eks ole, et kaugele me oleme jõudnud ja siis mingi hetk saad aru, et see 10 kilti käis nagu nipsust, et kus, et mis nüüd nagu juhtus. Aga nende hirmude koha pealt iseenesest enne võistlust ma teadsin nagu millele võiks keskenduda, et kuidas neid nagu maandada, ega ma neid välja ei ütle ennem, kui asjad on nagu möödas. Et mina natuke kartsin seda järve, sest minu kujutluses oli see järv 50 kilomeetrit, ehk sa ei näe vahepeal nagu ühtegi kallast või see kallas on nagu hästi kaugel. Et ma ei teadnud, et see järv piklik on jälle kodutöö tegemata kõik, eks ole, mina mõtlesin, et järv on järv, lähed 50 kilomeetrit ja järv on samas suht nagu merigi. See laine võib olla seal siukene üle meetri, tuul võib olla sul vastu, jällegi filmides või mitte filmides, jah, dokfilm, mis on nendest ka eelmistest kordadest tehtud. Seal näed, et tuleb mingi hull läikese pilv, saavad nagu vihmasahmaka kaela. Et siis ma seda järve, kuidas seal nagu paati hallata, et see oli minu jaoks nagu kõige siuksem, seal ei ole sul voolu, mis aitab kaasa, seal sa lähed nagu lihtsalt jõhkra jõuga üle, eks. Sul endal, ma saan aru, ei olnud ju muud kogemust kui teiste jutud, eks ju, mis siis võisid fantaasiat natuke mul eelmine aasta me käisime seltskonnaga ka oma trennigrupiga, käisime Pakritel ja sealt tagasi tulles, see oli ikka, laine tuli nii tagant ühest suunast kui ka siis pärast muuli põrkest nagu teisest suunast, et need lained olid suured
ja me olime Väänas ükskord surfamas käinud, et noh, et need 2 kogemust olid nagu all, et ma saan aru, et kui laine tuleb, et mida ma seal nagu tegema pean, aga see on ikka nagu noh, 110% kohalolu ja kogu aeg oled nagu noh, ma ei tea, mantra käib, et me jääme püsti, me jääme püsti, eks, et see oli võib-olla kõige siuksem, mis oli mul siuke alalhoiu instinkt, aga eelmisel päeval tõmmati ka see maha, sest öeldi, et kõik on nagu meie poolt, et ma ei tea, millega me siis selles suhtes hästi hakkama olime saanud, et vana jumal andis hea ilma, andis meile pärituule, ehk siis tuul oli tagant, esimene osa ei olnud üldse lainet, teine osa hakkas nagu laine vaikselt kerima, aga see ei kerinud nagu nii suureks see laine. Juba kuulan sind ja tunnen ise, et oleks nagu seal kohal. Aga lähmegi siis sinna päris selle stardipunkti, et siin ilmselt tulevad kõik need emotsioonid, et andke tuld, et kuidas see start ja adrenaliinijaks ja kõik oli, et kui see pihta hakkas kõik, ilmselt natuke varem juba kui see start, et tavaliselt meil on juba isegi võhandul, meil on 3 tundi enne juba väga kõik on üleval, tunne on üleval. No, mina ütleks, et mul see kohale jõudmine, et me nüüd nagu läheme Yukonile või hakkame seal sõitma, see pigem tuli seal siis, kui me sinna Whitehorsei linna jõudsime. Et varem nagu oli jutt, et on Yukonile minek, et lähme siis teeme. Aga seal ikkagi said aru, kui sa nägid seda jõge, et see ei ole päris siukene jõgi, et seal on igas kohas jõe pool selline nagu siin Võhandu peal kõige kiiremates kohtades 10 sekundit, et seal võid seal 100 kilomeetreid niimoodi sõita, et siis ta ei tundunud hirmutav, aga siis sa said sellest suursugusest aru, et looduse võimust. Et see inimene selle looduse kõrval on täiesti tühine, kas ta seal on või ei ole, mõnes kohas ta elab ja seal konkreetselt väga vähestes kohtades inimene elab, et suur osa on ikkagi tühjust. Aga tuleb sul oled sa selline sportlane nii-öelda, kellel enne võistlust ikka sellise korraliku adreka üles tõmbab? No ikka tõmbab, et selles mõttes siin viimanegi Pühajärve regatil me just olime seal mõne teise harjutajaga ajasime stardis juttu. Stardikella polnud käinud, aga vaatasin pulsikellasid, et kell jooksis, et minul oli lõpuks enne starti oli 135 juba kella peal, aga me polnud veel liigutama hakanud, et teistel läks ka seal 120, et pärast starti läks muidugi 185 peale, aga ikka tuleb. Liina, kuidas sinaga? Mul see start on selline ikkagi emotsionaalne koht, et kui ma nagu mõtlen või panen ennast sinna stardi kohta tagasi, siis tõmbab ikka endiselt veel silmamärjaks. Sest see on nagu nii pikalt planeeritud ja siis mõtledki, et nii, siin ma nüüd olen ja kohe saab sõitma minna. Mis aga meil pinge maha tõmbas suht palju, et eelmisel õhtul anti meile info, õigemini sellest mitu päeva räägiti, et on metsas tulekahjud, ja ikka väga korralikud tulekahjud, mis on selle Kanadale suht nagu omane. Ja iseloomulik, et see ei olnud nagu mingi paanika koht neil, aga suur tõenäosus on, et me jõuame täna seekord jälle ainult poole peale. Eelmine aasta katkestati poole pealt. Siis anti küll teada, et kui sa olid poole peale juba jõudnud, et siit enam finiši ei lähe, eks ole, et kõik inimesed sõitsid nagu selle mentaliteediga või selle hoiakuga, et nad peavad veel 400 veel sõitma ja siis öeldi, et nii saad maha minna. Siis nüüd meil anti õhtul kell 10. 10-11. Jah, 10-11 selle vahel tuli sõnum. Jah, tuli meil vist, aga vist mina esimesena lugesin seda, et mina nägin ka, et ma just sättisin veel mingit kaarte omale kella, eks ole, pusisin sellega ja ma olen närvis, et ma ei jõua ikka ja kõik on nagu, me peame juba magama minema ja siis nägin üks meil tuli Yukonil, ma pärast lükkasin selle kõrvale ja järgmine sekund tuleb Priit oma toast välja ja ütleb, et ka see aasta on siis 300 kilomeetrit, et ainult sinna poole peale karmaks sisse. Ja siis esimene, ikkagi mõned karvased sõnad nagu tulid ja siuke nagu suur pettumus selles suhtes, et me ei saagi lõpuni sõita.
ja seda nagu täiskogemust sel hetkel ja siis oli, et siis on ju lihtsalt ainult sprint, eks ole, korra silutame jalad, käed välja ja olemegi juba seal karmaksis, eks ole. Pinge langes, et mingid osa sööki sa võisid nagu maha jätta, juba sa ei pea nii palju kaasa laadima, et siis oligi, et läksime nagu 3 korda võhandut tegema, eks ole. Aga samas see on ju elu kõige pikk, jällegi kuidas nagu aju tööl hakkas, elu kõige pikem kilometraaž, mis on. Ja siis ma mõtlen, mingi sprindidistants. Mul oli sama, et see nagu esimene hetk oli nagu pettumus, järgmine oli pingelangus, aga selle tõttu läksid magama, magasid täiesti rahulikult hommikuni, sa olid välja puhanud, sulle nagu hea olla, ärkasid üles, võtan oma asja, et lähme siis teeme selle sprindi ära, et siis palju seda siis on, 25 tundi või palju seda on, teeme ära ja et selles mõttes oli ta, ühtpidi oli nagu väga hea, teistpidi nagu kurb on. Ma võin rääkida oma emotsioonidest, sest ma ju jälgisin, elasin kaasa ja kui see teade tuli, sa ei kujuta ette, kui pettunud ma olin. Ma mõtlesin ainult selle peale, mida teie tunnete või sinu kohta ma Briti tea, eks ju, aga mida Riinu tunneb, et ma ju tean, millest ta on unistanud, eks ju, ja nüüd, mis asja, 300 kilomeetrit, et see ei ole see, milleks ma sinna läksin, et nagu minu mõte oli võib-olla see, et ma ei saagi oma neid piire nagu testida ja katsetada ja kuidas ta ennast tunneb, kas ta tunneb ennast hästi, et siuksed, ma nagu, mis asja, et mina olin pettunud kodus, et kuidas see nagu see sügavam tunne oli, siis läks üle ära või? No see ikkagi lõpuks elasid selle tunde ära, aga sa ei saa nagu selle nagu elu vastu, mis ta sulle nagu viskab, eks ole. Et muidugi sa, kui ma elan seal nagu seal Yukoni või seal White Horses, eks, et siis seal on muidugi, täna lähen, ei lähe, et mul on nagu lihtne, eks, aga siit ikkagi see korraldus minna sinna, et see on ikkagi palju kulukam reis ja võistlus, et see ei ole lihtsalt, et istun võhandule ja sõidan, eks. Et selles suhtes et ma olen nagu nii kaugele läinud ühte teist asja tegema, aga siis natuke hakkagi mõtlema, et ju siis praegu on mul seda kogemust vaja ja see, mis me pärast võistlust tegime, see ei jäänud üldse alla sellele 400 kilomeetrile, mis meil tegemata jäi. Väga hea, jõuame äkki kuulda sellest ka. Aga näiteks siis, kuidas oli, et võtame selle võistluse nagu kogu kestus, et need teekond, võitlus väsimusega, mis oli üllatuseks, mis juhtus midagi, et nüüd teeks väikse ülevaate sellest. Mina stardi kohta võiks öelda, et siis stardis oli jube rahulik kõik, käis pauk ära, siis me hakkasime sinna, ma ei saa ütelda, et meie nagu konkreetselt jooksime, me pigem sörkisime, rahvast oli palju, vaatasime, kuidas ees mõned panid niimoodi, et tuul oli taga, aga mina kaotasin Riinu kohe ära, et ma ei suutnud, kogu aeg otsisin pilguga, ma ei suutnud teda leida, lõpuks paadi juurest leidsin ta üles. Ma olin sul selja taga. Ilmselt selle pärast ma ei leidnud, ma igale poole vaatasin, aga ma ümber ei keeranud jooksu ajal. Ja siis seal on stardist on 400 kilomeetrit või 400 meetrit siis paadini joosta. Ja seal me panime rahulikult oma asjad kokku, sättisime korralikult kõik ära ja vee peale ja siis oli kõik nagu veel rahulik, et sai üks paarsada meetrit nagu üles tõmmatud, siis ma nägin seda kaugel täpina, nägin seda Eesti meeste kahepaati siis. Marek ja Rait. Ja siis läksid minu silmad läksid ruutu ära, et siis läks andmiseks, et täpsustuseks 18. kilomeetri peale me saime nad kätte. Vaheselt pealselt osa võib Riinu rääkida, et tal on kogemusi rohkem. Me sõitsime päris paljudest mööda, et kui lennuki peal ma rääkisin ühe UK mehega, kes istus mul kõrval ja siis ta ütles, et ta on nagu raja aerutaja ja kiiret sõitu teinud ja mitu korda juba käinud, ta on see Yukon 1000 läbi teinud ja siis mõtlesin ka, et kiire vend, eks. Ja mina siis jätsin võib-olla siukse blondi mulje, et tulen siin natuke kleota naeru. Ja temast läksime siis ühel hetkel mööda ja siis ta vaatas nagu meie poole ja silmad olid nagu ja siis aerutab tagasi, ütleb hei, vaatab kõrval, ütleb hei, aerutab edasi ja siis aeg lubistab see nagu uuesti, silmad on nagu tõllarattad, et kuidas see väike tšikk nagu temast nagu niimoodi mööda sõidab.
siis mul mootor kaasas, eks ole, aga ega ma ise ka seal taga lihtsalt ilus ei ole. Et ja siis veel oli see, kellelt me paadi laenasime, eks Ben, temast me sõitsime ka suht varakult mööda ja keegi veel, kes Yukon 1000 oli siis teise koha omanik Linda ja Anetega aastal, siis Crispin, kohalik Kanada mees, siis temast läksime ka mööda, ma teadsin, et ta on tugev sõitja. Ja kui me temast mööda läksime, siis mõtlen, et mis tal siis nagu on, et kuidas me tast nagu niimoodi kiiresti mööda sõidame. Ja kui me suht jõudsime siis sellele Raidule ja Marekile järgi, siis nende ees oli üks Voyager 6 mehega ja kas siis nende ees või taga oli üks 2 kanuu veel. Ja siis Priit ütleb mulle, et näe, see on esimene Voyageri kohta, see on teine, see on 3, me oleme 4. Must ei ole. Priit ütles, ja oleme. Ma ei usu, neid vendasid läksin küll ja veel neid 2 on seal ees ju veel, seal nurga taga. 18. No 18 me saime, ütleme lähedale, ikka varem olime juba. Ma arvan, üks 5 meetrit oli äkki vahe teise ja 3. kõige lähem vahe. See võis olla mingi 15, 12 või midagi siukest, kus me olime juba nagu 4. kohal olime kõik. Priit ütles, me oleme kõikidest mööda sõitnud. Ma ei usu. Priit ütles, ära usu, aga me oleme 4. Mitu võistkonda üldse kokku startis? Kui ma nüüd eile just lugesin neid, kui palju üldse kuskil oli mingeid debaate, millises tegin sukest statistikat raamatu jaoks ja siis paate ma sain 83 lõpetas. Stardis oli 10 rohkem, et kuskil kas oli 10 ei startinud, ei, pigem oli neid rohkem, sest 107 oli või 108 oli registreerinud. No, natuke alla 90. Aga osad ei tulnud starti, aga jah, et kuskil 90, neid numbreid on tulnud hästi erinevaid, eks ole, aga kui ma lugesin stardinimekirja läbi, siis ma sain 83 lõpetajat igal juhul oli, aga ma tean, et kes nagu katkestasid, et see UK mees, nemad katkestasid, kui ma tal paaril, seal oli suht lõpus tegelikult siuke tund enne, 1,5 tundi ennem oli alajahtumine, et siis sellele paatkonnale tuli kiirabi järgi, et see oli nagu ainukene vist kiirabiga juhtum, aga seal oli veel siis ütleme 10, kes ei olnud finiši nimekirjas. No siit saab teha ainult ühe järelduse. Mootor on väga tugev sellel paadil ja kogu siis tiim, et ega sellist sõitu niisama tühja koha pealt ei see oli meie jaoks ka üllatus, sest kui Marek ja Rait on käinud ennem mitmeid kordi ja kui ma küsisin, et mis teil nagu eesmärk siis sellel aastal on või mis te tahate siis teha, sest meil oli suur, et peaasi, et me jõuame finišisse, me ei tea, ja see nagu 50-55 tundi oli siuke nagu show and show, et ega ei tea ju, mis meil üldse, enam-vähem kujutad ette, mis ees ootab, aga täpselt ei tea. Siis Marek ütles, et tahaks jõuda 10 esimese hulka. Ja siis mul oli, ma isegi ei kujuta ette, mis koht meil võib olla, sest neid kõvasid sõitjaid oli seal, tugevaid sõitjaid oli ju veel. Ja siis oli, sellepärast minu jaoks oligi see, kui Priit ütleb, et me oleme 4, siis mõtlesin, et ei ole võimalik, et kui nagu Marek ja Rait tahavad 10 hulka sõita, siis kus me nii ees saame olla, et see on võimatu. Sealt edasi siis tegelikult lõpuni ikkagi silmis äras juba sellise ka poodiumi koha peale, et tuli siuke vägagi võistlushimu, või ütleme siis selle nagu mingi saavutushimu lisaks, et kui alguses nagu teadsite, et võib-olla kuhugi jõuate seal, aga ei teadnud kuhu, mis sealt siis edasi sai? No ma arvan, et 2 Eesti esimesel paadil oli 2 pidi, et meil oli eesmärk Marek ja Rait kätte saada ja nende eesmärk oli see, et meie neid kätte ei saaks. Et ma arvan, neil kulges see sõit selles võtmes ja meil teistpidi võtmes. Imeline koostöö. Aga tagant tuli ja eelis on, et mina ju näen. Eesolija peab kogu aeg nagu üle vaatama ja nad ikkagi pärast ütlesid ka, eks ole, et neil oligi see hirm, et sest Võhandul me olime nendest eespool ja neil oligi see nagu edasiviiv jõud see, et meie tagant ei tuleks. Nemad lõpetasid 3. ja meil oli kuskil 0,5 tundi vahet. Aga eks meil ka oli mingil hetkel sa, ikkagi näed ju viirastusi seal, eks ole, sa ei saa enam aru ja me ka ikkagi üks belglane ühese paadiga oli meil hästi pikalt sabas, mingi hetk ta läks ka mööda, siis mõtlesin, okei, me oleme nüüd 5, siis ta jäi sööma, jäi maha meist, nüüd me oleme 4.
ja pikalt on selja taga kogu aeg tühi ja siis me vaatame, et Priit ütleb, et ega ei ole kedagi. No jälle vaatan, keerad sealt krussi ennast ja vaatad sinna taha, kas midagi näed. Ja siis ühel hetkel, minu arust seal on paadid, aga ma ei ole ka kindel, võib-olla midagi helgib vastu, sest neid viirastusi hakkas tee äärest tulema, mida sa näed. Ja siis Priit jälle küsib, kas need viirastused on päris või ikka on viirastused, siis vaatati. Ja ühel hetkel, meie tempo ka ikkagi oli langenud juba sellel hetkel, et me juba nautisime seda. Nii-öelda lasime tirri seal ka, eks ole, ja siis ühel hetkel mõtlen, minu arust need on ikkagi paadid. Ma ei näe küll, et aerud liiguvad, aga minu arust need on paadid. Ja Priit räägib see, mis nüüd juhtus. Mina olin parasjagu siis enda aprikoosi või nektariini ammustamas selle hetkel, kui Riinu ütles, et ei, seal on 2 paati. Siis ma olin esimest ampsu ammustamas, aga ma seda ei saanud. Ma panin ta omale hammaste vahele, et kiiresti aeru saaks ja tõmbasin selle hoo ülesse, et kui mina enda pulsi järgi võin öelda, et seal see oli circa 40 minutit enne finišit. Kui ma seal ei jõudnud seal pulssi hoida üle 120, siis ma sain jälle kella peale 147 puuvi suus ja siis ma kütsin seal ma arvan 3-5 minutit niimoodi, see oli hammaste vahel ja mina kütsin ainult ennem kui ma julgesin sealt midagi ammusta, siis ma võtsin kiiruga ühe ampsu, viskasin põlle tagasi selle ja kütsime edasi ja ma arvan, et meile viimane 40 kilomeetrit oli spurt, võib-olla viimased 5-10 minutit, siis kui me olime veendunud, et meid kätte ei saada, et siis me lasime natukene selja sirgu, aga põhimõtteliselt me tegime selle viimase 40 mintsa tegime veel ühe spurti otsa. Ja see oli nagu selline ulme tunne, et kui võiski olla siuke eelviimane tund siis, et me lasime suht nagu tirri ja ikkagi lasime aeru sülle ja nagu puhkasime ja lasime veevoolul ennast kanda ja õigemini venitasime ja sirutasime seda selga. Siis see nagu see võim, mis sisse tuli või see jõud, see tuli ei tea kust, kühveldasime elu eest, käed jälle töötasid ja kõik saidki aru, et see vunki sees hoida oli tegelikult imelihtne. See sport oli väga nagu võimas. Ja samas lõpus kui me olime veendunud, et nad järgi ei jõua, siis meil ikkagi vahe nendega, nemad lõpetasid 2 ja 3 minutit hiljem, et nad ikkagi jõudsid nagu suht palju järgi. Ja see, kes meile järgi sõitis, oligi see sama Crispin, kes tegelikult paar päeva enne starti ütles, et jälle on eestlased siin, et need eestlased võtavad nagu kogu aeg nagu sõidavad tast ette, et ta ei registreeri rega ennast ennem kunagi võistlusele, kui ta on kindel, et eestlased ei tule, et siis tal on võimalus ka nagu sinna ette otsa sõita. Ja te tegite jälle seda? Ja ta tegi jälle seda, et Eesti paate oli siis 3 süsta ja 1 väliseestlane oli siis 1 supitaja. Ja siis 2 Eesti paati olid siis 3. ja 4. ja siis 3. Eesti paat oli üldarvestuses 14. Ehk siis ikkagi sellest kogu massist nagu ikkagi ees otsas, et ikkagi hoidsime endiselt lippu kõrgel, mis nagu eelmised eestlased on nagu ette teinud. Ja Crispin pärast finišis ütles, et tema tegelikult ajas meid taga juba viimased 4-5 tundi. Et meie muidugi seda ei tean, et seal kui siis mingid suurusjärke hinnata, et siis kui Eestis sõidad seda kurvi siin circa 30 sekundit ja võib-olla 5-10 minutit mingit sirget on ju, siis seal on niimoodi, et sõidad kurvi pool tundi ja sirget seal võib-olla 1,5 tundi või 2 tundi, et mastaabid on teised ja see vahemaa on nii pikk, et üle õla ei ole võimalik seda teist paati nagu fikseerida, kui ta ei ole just väga lähedal. Ettepoole on seda lihtsam fikseerida, et siis on nagu pilk on ees ja on lihtsam, kuigi sealt tulevad ka, öö peale tulevad igasugused põnevad asjad, mis mööda seda jõge ringi panevad. Et see on ainult enda kujutlusvõime nagu asi. Ühe korra Priit ütleb mulle ka, õhtul nägime põtra seal vee ääres ja kaugelt. Ta sööb rahulikult, need on nii julged need loomad seal, et me praktiliselt oleme 10 meetri või kaugusel ja siis ta ei liigu, ei lähe minema. Ja kaugelt vaadates siis vaatad põder. On põder? Ei ole põder. On ikka põder. Ei, kuule see karu. Ei, karu ei ole põder. Ikka sarvi ei olnud pealt. Ja siis teises kohas see oli juba suht hommikul, päike oli jälle uuesti tõusnud, kui vaatab Priit, et näe kotkas. Ma ütlen, on jah, kotkas, nii ilus. Aga huvita, miks ta ei liiguta? Ei liiguta jah, kindel, et kotkas. Ei, kuule, ei, vaata kuuskas.
et siuksed arutelud käisid nagu vastu hommik. et seal on ja kusjuures selle Kotkaga oli veel ja siis meie kolmas paat, meie trennikaas Maili ja Sixten, siis nemad tulevad, me nägime ka seda Kotka. aga seal on jah, puud ujuvad ringi niimoodi, et koos juurte ja okstega krokodillid nagu ja mingid veeelukad, eks. Ujuvad ringi ristipidi vett ja vastuvoolu ka. Ja tõesti, ühe korra meil oli selle maa peal niimoodi, et me nägime kaugelt, mitusada meetrit kaugelt näed, et seal on mingi asi vees ja sa paned oma kursi niimoodi, et ta ujub sul nagu nina eest läbi, et sa saad tema tagant läbi minna. Ja ta keerab sind ennast niimoodi ümber, et meil tuli ühe korra lausa pidurdada, et mitte sellega kokku sõita. Sul on kilomeetri kauguselt võib-olla näed seda puud, sõidad lähemale 200 meetrit, sätid ennast niimoodi, et sa saad ilusti tagant mööda ja ta keerab vooluga ennast järsku ümber ja hakkab sulle nagu risti ette tulema. Et seda jah, selles mõttes, seda meil ei näe. Nii põnev on seda kõike kuulda ja esimene tunnike on läinud nagu täiesti linnulennul, et katsume nüüd, tahaks ikka neid lõpuhetki ja kõike ka kuulda, et ma küsin niimoodi, et olid mingid, mis see looduses kõige nagu efektsemad asjad või sellised põnevad asjad olid lühidalt, mis seal sõidu ajal just nagu, mis see loodus pakkus? Loodus seda, mida sa arvatavasti kuskil mujal ei saa ega näe, oli see, et me ikkagi sõitsime suht selle metsatulekahju keskmest läbi. See suits, mis sealt põleb, on valge suits ja seal ikkagi sa eemalt näed, siuke suitsupahvakas läheb ülesse ja seal on keskel siuke kollane valgus, ehk siis see leek kumab. Ja need põlenud puutüved on nagu seal sõdurid seal ääres ja samas sa tunned nagu seda õhkavat soojust. Paaris kohas me nägime ka nagu sooja leeki. No, puu põles kaldast 5 meetrit. See oli siuke nagu emotsionaalselt, sa ikkagi vaatad suurte silmadega nagu, mis seal nagu looduses nagu toimub. Ma olen filmides seda näinud päris palju, et nüüd sa oled siin keskmes ja siis samas jällegi blondil käib ka siuke mõte läbi, et kui siin on päris leek siin nii kaldas, kui kuum see on ja kas mul paat suleb alt ära. Saad aru küll, et see on nagu absurdne mõte ja ma saan nagu vesi on küll külm, eks ole, aga ma saan vett hüppata, et öeldigi, et ega see, et võistlus katkestati, ei olnud nagu osalejate ohutus, et need, kes Yukon 1000 teevad ja metsatulekahju, neil on nagu jumala okei, saavad sealt läbi sõita, aga pigem oli see kalda meeskonna ja vabatahtlike pärast see, miks katkestati, et see rahvamassi ei viida sinna Dawson Citysse, kus oli kõige suurem ja ohtlik koht. Mis sind, Priit, loodus, mis sulle pakkus kõige rohkem? No, eks see nagu, need samad mäed, metsad, see on nagu nii eraldatud koht, et sa sõidad kilomeetreid ja kilomeetreid ja seal inimese mõistes ei ole mitte midagi. Elu käib, metsas elu käib, loomad ei ole enamus loomi ei ole inimesed kunagi kokku puutunud, et ta ei oska inimest karta, aga ta võtab seda nagu iga teist asja, et ta tõenäoliselt ei ole suurem osa nendest ka jahimehest midagi kunagi kuulnud. Et elu käib ja ütleme, et mäed vahelduvad, mets on ikka nagu mujalgi eestlase jaoks, mets ei ole võõras, võib-olla Kesk-Euroopa inimese jaoks on isegi Eesti metsad nagu väga suured ja massiivsed. Aga loodus ja see jõe enda võim on ikkagi nagu hoopis teisest puust, et selle vee tugevus ja kui ta tahab kuskilt midagi viia, siis ta viib. Et minu mälu järgi, et selle sama võistluskuu alguses oli seal üks kallas siis sisse kukkunud. Kui meil varises siin selle aasta võhandul see väike kallas sisse, siis seal oli selle varingu pikkuses vist umbes pool kilomeetrit või midagi nükast. Meil siin oli äkki 10 või 20 meetrit. Meil oleks umbes võhandu, kui nii pikalt midagi sisse kukuks. Kuidas te selle külmaga toime tulite, et kui ühel tiimil oli siis alajahtumine, et kuidas teil see olukord lahenes? Vahetasime riideid. Et see oli nagu ainus valik, et isegi kui vee pealt tuled või tunned, et sul on nagu külm kell 11 vahetasime riided, et nüüd hommikul siis õhtul mina panin ikkagi 2 sihukest veekindlat jopet ja siis selle all siis sooja pesu.
et ja eks siis värised, mis siis on, tead, et sooja sa saad siis, kui sa jood või sööd, et kõht täidab, eks ole, et sul on energiat, et sa et sul on riideid, mida vahetada, kui ikkagi sul väga külm on, kindad käes, muhvid käes, müts, ikkagi korralik müts peas, mitte lihtsalt mingi puhv, et sellega ja kui see ei tööta, siis on hea, kui keegi jälitajad tagant tulevad, siis ununeb see külm ära, et see oli teisejärguline teema, eks. See külm on teema siis, kui sul on igav. Aga kui sa hakkad... Kas seal saab igav olla? No selles suhtes, et sa oled ikka nii väsint ja vahepeal ikkagi nagu tüdint ja saadki aru, et päike nüüd tõuseb, temperatuur kukkus, vesi hakkas aurama, eks. Et nendel hetkedel sa saad ikkagi ja mingi hetk on nagu tõesti, et ikka korra käis see küsimus ka, et Riinu, kas ikka kõik asjad peab ise läbi tegema, aga siis vaatad nagu loodust ja saad aru, et ikka pean tegema, eks. Et mitte ei pea, vaid ma tahan seda teha, et sellist kogemust nagu vee pealt saada. Aga jah. No minul ka, ütleme, mina ei saa külma karta või kurta, et minul samamoodi, kuni õhtul 11 panin ühe särgiga, olid mingid hetked, kus oli tuult natuke seal mõne kilomeetri ulad, siis oli nagu jahe, aga ööseks panin kuiva särgi ja tõmbasin kileka peale ja minul oli väga hästi nagu lõpuni välja. Aga nii armas tiimitöö on meil, et sellest ma olen siin ikkagi värisen seal Türitoril ja mingitel võistlustel ikkagi veel ja sellepärast meil läinud ka Kaujal, et sellel hetkel oli mega külm, et ma seal seda 400 kilomeetrit seda ei taha nagu väriseda niimoodi ja siis püüdum. Mul on üks mure, et Riinul külm ei hakka. Mul nii armas. Nii, aga kas on veel mälus see tunne, millega ületasite finišijoone? Elustage see. Priit, räägi kõik. No minul selles mõttes oli ikka hea tunne. Selles mõttes seda hetkeni üle finišijoone, seda oli suhteliselt lühikeselt, siis juba kupatati paadist välja ja talutati siis... Tõsteti paadist. No jah, suures osas tõsteti ja talutati sealt trepist üles sinna künka peale, ja siis tuli muidugi kõige suurem sokk seal künka peale, et nii kui me sinna künka peale saime, umbes sama kiiresti toodi see paat ka sinna järgi ja hakkas varustuse kontroll. Et see oli nagu kõige suurem šokk ja nagu meeleolu lõhkuja, et olid just lõpetanud, et nüüd saab puhata ja siis tuleb mingisugune tädike sul nimekirjaga, et hakkab nüüd näita, et kus sul on esmaabipakk on. Aha, selline kontroll tehti. Meil oli kohustuslik varustus pidi kaasas olema, mis tehti sul enne starti ära, üks päev enne starti, et sul on kõik asjad olemas ja esimesel 10 paadil tehakse ka finišeerides või siis nendel auhinnalistel kohtadel. Oht oli, et äkki on paat liiga kerge, ja? Võib olla seda enam veel, et kui oli nagu lühik, et sa ei võta seda kohustuslikku varustust kaasa ja siis sul on nagu mingi eelis teiste eest. Aga kui finišeerimisest rääkida, siis mul oli see hetk, et sa näed juba seda finiši platood, seal loeti hästi palju sõnad peale, et jällegi ei tea, kuidas see finišeerimine on, et seal on jõevool hästi kiire, sa oled nagu kuskil sirge peal ja sa pead nagu platoosse tulema oma köied viskama, sul võetakse nendest köitest kinni. Ja siis, kui sa näed seda finišit, siis Eesti mehed, Marek tegi ju jälle saadet sealt, eks oled, siis Margus ja Siim olid seal kalda peal, elasid kaasa, siis tulevad Rait ja Marek on juba kalda peal, et nemad on ju lõpetanud, eks, Eesti mehed ja siis näed, et suur Eesti lipp on selle platoo peal. Ja siis oli küll jälle emotsioon oli nagu üleval, et nagu selline vastuvõtt nagu omade poolt. Et see oli nagu nii vahvu, siis nad elavad seal kaasa ja nagu see nagu ikkagi seal kohalikud ja need kohalikud vabatahtlikud, kes nagu paati tõmbavad, see korraldaja oli nagu hästi, et teie lähete sinna, 2 paati tulevad veel, see pidi hästi kiire seal olema. Sest muidu kui vool viib su minema, sa ei saa korralikult finišeerida, on neid juhuseid ka, kus paat läheb seal ümber, eks ole, selle doki juures ja ma nägin ka siuke 100 meetrit allpool oli siis ka üks kiirkaater ja veel mingi paat, eks ole, mis vaatab neid, kes juhuslikult, kui sa lähed sealt ujuma, eks ole, et sind kinni püüavad. Aga seal ja siis rahulikult tõstavad su välja, jumal okei oli, et kõik veeretasid ennast paadist välja, siis nad tõssid, talutasid, aitasid sul nagu püsti tõusta. Ja siis keegi ütles ka, jumal külm oli, ma oli nagu siuksed viimased kilomeetrid veel, ise küll soojaks sõitnud, aga ma mõtlesin, et esimene asi. Mis kelle aeg see lõpetamine oli? Mis kell? 6-5 ajal midagi siukest, praegu numbrid on siuksed.
aga võib-olla 6:15 või midagi taolist. Et esimene mõte oli, et ma lähen sooja duši alla kohe, sest no ikka kõik väriseb, eks ole. Et ma lähen sinna sooja duši alla, juba kujutad ette, kuidas sa seal sooja duši all mõnuga liguned. Ja siis seal jah, see korraldaja ütleb, et nii, teil on nagu see kohustuslik varustuse kontroll, siis mul oli nagu ka esimene reaktsioon, et mis asja praegu, ma tahan duši alla, see on ainukene asi, mis mul nagu see ruut on, eks ole, et seal ees, et ma lähen sinna duši alla. Ja siis Alvar veel filmis seal meid, kuidas ja siis näpud ju ei tööta õieti, saasid midagi lahti, et näita, kus sul see on ja tikud on ja siis ma ütlesin ka Alvar, tule näita, ma võin öelda, kus see on, tee lukud lahti ja näita, eks ole. Aga siis mul tuli meelde, et meil on ju need hõbetekid kaasas, et ma otsisin oma hõbeteki välja, tõmbasin selle ümber, aga see, kes meil ka tegi seda kontrolli, oli nii hoolitsev, et aitas mul selle ümber, sättis, siis õõrus niimoodi mul käsi ja õlgu, eks ole, et nagu sooja sisse saada, eks ole, ta ütles, et no, me peame seda tegema, et seda tehakse jah, nendele võitjatele ja esimestele, et siis kohe saate hästi, tegelikult nad tegid hästi kiiresti. Ja see tegelikult oli nagu hetkaga see emotsioon ise, et mida, et sind tullakse nüüd nagu kontrollima, ma ei tea, tee pärast duši alt tulekut või tee poole tunni pärast. Aga siis sa oled juba osad asjad nagu lahti lapid, eks ole, et selles suhtes oli nagu korraldajate pool aru saadav, et nad teevad kohe, aga õnneks oligi meil nende kaldatiim oli kaasas, et kes said nagu aidata seda keertšekkidega. Ja tegelikult oli ta väga hästi läbi viidud ja selles mõttes kiidusõnad neile. Korralduse poolt ja oli hea korraldus. Oma klassi esimesed. Oma K2 miks esimesed ja segaba kahene paat ja üldarvestuse 4. Väga super, aga selline küsimus veel, et seal oli kindlasti aega tiksuda ka oma mõtetes ja see oli nii pikk aeg, et kas see teekond nagu muutis midagi teie mõtlemises, mõtteviisis, mingites tulevastes sammudes? Noh, kindlasti ta andis kogemuse Yukonil sõitmiseks ja väga suure kogemuse. Ma arvan, et nüüd peavad kõik meid kartma. Õige. Et nüüd meil on kogemus all, mida teha, mida mitte teha. Et selles mõttes ta ikka muutis ja andis kogemust. Et muus osas, ma ei oska öelda, ütleme vastupidavuse osas, eks ta ka mingisuguses selginemise andis meile. Ja kui me nüüd takka järgi mõtleme, finišis oli hea tunne, et ei pea uuesti veele minema. Aga ma ütleks, et kuskil 8 tundi peale seda oli selline tunne, et põhimõtteliselt võiks ju minna veel. Et ei olnud nagu häda midagi. Ikka ja mingi hetk mõtlesid kogu aeg, et nii, mis oleks, kui ma nüüd läheks veel. Et tegelikult paljud lõpetavad, jumal tänud karmaks, siis sai läbi, eks ole. Aga samas magasime ära ja siis mõtled nii, mis tunne oleks praegu jälle paati istuda, et see mõte käis küll läbi. Ja mina ikka endiselt ei suuda nagu seda ajutööd ära imestada, et kuidas meie mõtlemine muutub nende distantside osas. Et kui ma olen 10, 20, 30 kilti või 50 kilti ära sõitnud ja siis mõtled, mul on 250 kilomeetrit veel, ja siis sa lähed nagu jupi kaupa ja see 10 kilti läheb nagu nõksust ja järgmine 10 nõksust ja ma olen juba 160 ära sõitnud ja nüüd ma olen 200 ära sõitnud ja siis vahepeal lappad seda kaarti, et kus see lõpp on, kas 330 või 300 või 296 või siis mõtled, vahet ei ole, samas on 30 kilti pluss miinus, eks ole, et see on nagu 30 kilti on ka päris suur maa ju. See on ju 1 kilujälje. Ja 1 kilujälje võistlus, eks. Kus parimad sõidavad alla 3 tunni. Ja, et siis me ei saa aru, palju ma siis nagu jõudu rakendan, aga see ongi nagu sammult lähed edasi, et see kilometraaž või 1 või 2 tundi, et jällegi avastad, et see tund aega läheb, kas on pikk aeg või ei ole, ükskõik mida sa teed, minu arust tund aega on läinud nagu nii lühikeseks, et see läheb nagu nõksusteks. Et see aja ja kilometraaži nagu mõõdik läheb nagu hoopis teistsuguseks. Igad järgnevad tunnid hakkavad järjest kiiremini minema. Pigem on see niimoodi, et alguses tunnid venivad, lõpus lähevad kiiresti, mitte ei vastupidi. Ja kui raske on, siis on ikkagi see, et nii kaua kui ma aeru liigutan, see 1 kord saab kindlasti läbi. Ega ma siia eluks ajaks ei jää siia. Mis on järgmised sammud? Võtame siis mõlemal 1 sportlik ja 1 mittesportlik. Mis on seiklused, mis tulemas on? Minu mittesportlik seiklus on see, et ma selles seikluses kirjutan raamatu. See on nagu hoopis
teine, et panna kogu see lugu nagu suht nullist ja mis nagu seal vahepeal on olnud, et alati on see, et sa käisid või noh, keegi teeb midagi ära, et noh, jube kihvt, eks ole, aga see, mis nagu kõik see eelnenud on, et kuidas sellele nagu jõuda, et minu arust see on nagu inspireeriv, võiks olla inspireeriv lugu, igal juhul on minu sees tunne, et see peab minema paberile ja sinna ta ka läheb. Ja teiseks, ja sportlik on mul kohe, no mis meil praegu täna kuupäev on, eks augusti keskpaik, et 20. september olen Itaalias oma esimesel täispikal triatlonil. Väga äge. Ma küsin veel, et mis su raamatu pealkirjaks on saanud ja millal seda kuulajad saaksid lugeda? Raamatu pealkiri on Oma elu rätsep. No, äge. Ehk kuidas taltsutada iseennast ja Yukoni jõge. Ja sinna tuleb ka, eks kui nüüd oli 300 kilomeetrit, et ma ütlesin, et me tegime pärast veel midagi ennast ületada, kus nagu emotsioone tuli kuhjaga juurde metsikus nii-öelda looduses, siis see läheb ka sinna raamatusse veel sisse. Kahjuks täna seda me rääkida ei ole, nii tulebki see raamat endale hankida. Just, ja 2025 siis selle aasta jõuluks, kui kõik hästi läheb plaani järgi, on ta novembrist väljas, aga jõuluks on ta olemas. Väga äge, edu sulle veel, ma saan aru, et sa veel kirjutad seda raamatut. Ma veel jah, on ikkagi timmimisel, et septembrist läheb ta siis toimetamisele, kuilendamisele ja sealt edasi siis trükki. Ja edu sulle esimesel täispikal triatlonil. Ja ega siin puhata ei ole aega. Ei ole. Ja Priit, kuidas sinuga? No, ma lähen siin juba 11 päeva pärast pean poolt maad triatloni tegema Tallinnas. Et sai ka eelmine aasta lubadus antud ja nüüd tuleb teha. Väga kihvt. Et see on nagu lühemas plaanis, aga pikemas plaanis vist ei ole pääsu. Tuleb see ikkagi polenud asi ära lõpetada. Või siis tegin just Riinule nagu vihjet, aga ei tule ära lõpetada, nüüd on Yukon 1000. No jah, selleks võib täna algust teha. Täna tehti rigamisi lahti, nii et. Me ja seda mõtlesime seda varianti, kas see 1000 või siis ikkagi teeb selle lühikese distantsi varem ära, siis meil ikkagi on, et me läheme seda lühikest tegema, aga siis ka ikkagi ambitsioonikama eesmärgiga, et olla seal selle lühikese tipus, sest me nägime, et see on ei ole nagu lihtne, sest noh, kui kõik panevad ikka punni põhja ja siis kogu rada punn põhjas teha, aga meil on nagu nii palju asju, mida seal timmida ja mida targem olla selle aasta jooksul, ehk siis kui need nagu paika saada ja parendada endal, siis kõik on võimalik. Kas sul, Priit, on ka mõni mittesportlik seiklus ees ootamas? Noh, praegu õraga ei tärgatagi, et mina ei viitsi raamatu kirjutamist ette võtta. Nii palju valikuid. Ja ühest asjast 2 raamatut pole mõtet teha. Aga sa ei pääse, sa oled seal raamatus sees. Ma olen vähemalt sees. Sa oled kuulus ja jäädustatud ajalukku. Et mina vaatan rahulikumaid asju. Et ma ei sunni ennast midagi tegema. Et raamatu kirjutamine on ka jälle kohustus, mis on vaja lõpuks lõpuni viia. Kes kirjutab aasta, kes kirjutab 10 aastat, aga võib-olla kunagi, kui ma vanaks saan ja olen memoaare ja olen lõpuni teinud. Sa täna ei teagi, mida sa tegelikult teed järgmiste aastate. Aga kusjuures ma mingi hetk mõtlesin ka sellele, et kui sa küsisid seda, et nagu kuhu seiklused viivad ja nii edasi, siis võib-olla ongi see, et mida ma 5 aasta pärast teen. Täna see info ei olegi minuni jõudnud, kus seiklused ma siis olen. Ja samas neid, mida ma juba tahan teha või mis nagu ahvatlevad, need nõuavad ka natukene rohkem ettevalmistust. Riinu, ma võin sulle öelda, et sa tõesti ei tea, mida sa tegema. Meil on väike oma saladus. Nii, aga ma olen ääretult tänulik, et täna te siin olete mul külas. Ja oli väga põnev, ma tahaks tegelikult teise tunniga jätkata, aga sellest siis peame tegema teise saate. Igatahes suur tänu teile ja kõigile kuulajatele samuti suur tänu ja järgmiste kordadeni. Tšau! Tšau!